Tallinna uue võimaliku koalitsiooni ehk Isamaa ja Keskerakonna koalitsiooni puhul on võimust ilma jäänud konkurenterakonnad peamiselt hoiatanud, et nüüd on eestikeelsele haridusele üleminekuga, kui mitte kõik, siis vähemalt suur pidur peale pandud. Mida kostavad selle peale täna hariduse teema lõpetanud koalitsiooni läbirääkijad? Vastupidi, eestikeelsele haridusele üleminek jätkub täies mahus samade tähtaegadega ja ilma eranditeta. Täpselt nagu põhikooli ja gümnaasiumid seadus seda ette on näinud ja ta tuleb edukam, kuna me toetame nii eestikeelseid lapsi, nii muu kodukeelega lapsi, kui õpetajatele tagame õppevahendid ja õppematerjalid, kui ka pakume haridust ja kultuuriõpet lasteaedade ja koolide lapsevanematele. Neid asju ennem ei olnud. Kuid eestikeelsele haridusele üleminek ei kulge probleemideta, ütlevad läbirääkijad. Vaja on rohkem toetada nii neid, kes eesti keeles õppima peavad hakkama, kui ka neid eesti lapsi, kes peavad õppima koos vene emakeelega lastega ja seda ühises klassis. Rühmade ja klasside komplekteerimine peab olema keeleteadlik. Ehk siis me ei saa taotleda seda, kui keelt mitte valdav õpilane pannakse sellisesse keeleruumi, kus ta koheselt peab kõiki aineid õppima eesti keel emakeele tasemel. Ehk siis tuleb esmalt teha kõik võimalik selleks, et see õpilane saaks individuaalset tuge, selleks, et ta saaks selles eestikeelses õpiruumis hakkama. Teine väga oluline aspekt, et me tihti käsitleme üleminekut sellisena, et see on endiste vene õppeasutuste üleminek. Tegelikult see ei ole nii ja kõik õpetajad peavad valdama lõimitud aine- ja keeleõppe metoodikat. Nii lubab uus koalitsioon hakata rohkem toetama ka peresid, et need ei jääks üksi, kui laps peab õppima mitte emakeeles. Samuti toetatakse õpetajaid rohkemate metoodikamaterjalidega ning hakatakse tegelema senisest rohkem ka kummitava õpetajate abide puudumisega. See kõik kõlab iseenesest loogilisena. Mis oleks jäänud Riina Solmeri arvates tegemata, kui nad oleksid valinud ikkagi nelikliidu tee? Küsimused on kogu aeg laua peal olnud, aga vahendeid nende lahendamiseks ei ole olnud piisavalt. Ja 4 erakonda omal ajal kõik siis teostasid seda oma nägemust ja kiskusid nii-öelda tekki enda poole. Et enne me istutasime puid 3 miljoni eest, enne me tegime kastirattale teid, see kõik oli kulu, aga nüüd me suuname päris olulise ressursi siiski keeleõppesse ja selle peamine eesmärk on see, et tallinlased, kus on muu kodukeelega inimesi juba üle poole elanikkonnast, oleksid kõik ühtses keele- ja inforuumis ja see peaks olema ka meie riiklik eesmärk. Ja esimese talvepäeva puhul näitame suures osas päikest nautinud Lõuna-Eesti vaatajatele, millised tingimused valitsesid täna Tallinnas. Pöörame erilist tähelepanu vaimse tervise teenuste kättesaadavusele ja teeme selles valdkonnas koostööd kõikide vaimse tervise teenust edendavate asutustega. Mul on mida öelda, aga ilmselt sellel ei ole mõtet hetkel.